Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, käes on 27. aprill ja Digitunni saade alustab tehnoloogia uudiste kommenteerimise ja vahendamisega, nagu ikka. Saatejuhid on Henrik Roonemaa ja Hans Lõugas, nagu ikka, aga meil on täna ka üks külaline, meie armastatud hea kolmas kommentaator Meelis Väljamäe. Millest me täna räägime? Vaatame peale ühele lubadusele, et mobiiliga võiks Eestis saada valimistel hääletada juba päris varsti. Mina olen umbes ligi nädala jagu kasutanud uut MacBook Airi ja mul on selle kohta palju vastakaid muljeid. Arutame korra järjekordselt oma kaugtöö ajastu muresid, näiteks kui palju mobiilset andmesidet kulub ja kui palju seda võiks olla ühes kuu limiidis. Meelis lubas meile rääkida, et Wi-Fi maailmas on toimunud üks vähem ärgatav, aga suur ja oluline uudis, nii et ootame seda. Heidame pilgu peale, mis seisus on üle maailma koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kontakti jälgimise äpid ja kuidas see asi ikkagi päriselt peaks töötama. Ja kes ise või kelle lapsed mängivad Fortnite'i, siis tasub ka meie saadet kuulata, ka seal on üht-teist olulist toimunud. Digitund. No nii, alustame Digitunniga ja esimene uudis on vast see, et teema, millest me oleme tükk aega rääkinud, elektrooniline hääletamine Eestis tavalise arvuti teel toimib, no mis ta on üle 10 aasta, eks ju, väga paljugi, aga me oleme öelnud, millal lõpuks tuleb turvalisse mobiilsesse telefoni hääletamine või siis M-hääletamine ja Riigi Infosüsteemi Ameti värskelt ilmunud aastaraamatus on vähemalt selline lubadus või siht välja öeldud, et RIA, kes seda hääletamist tehniliselt korraldab, loodab, et M-valimiste võimalus lisandub juba 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisteks, aga enne peame olema veendunud nende turvalisuses. See on siis järgmise aasta oktoober, kui ma ei eksi. Ja nad mitte lihtsalt ei looda lakke vaadates, nagu loodetakse head ilma või ma ei tea, koroonaviiruse taandumist, aga nad võtsid kätte ja tellisid siis väga tuntud Eesti IT-firmad Kybernetica analüüsi. See on valimiskomisjoni kodulehel üleval ligi 80 lehekülge suhteliselt tehnilist ja väga põhjalikku teksti. Kybernetica on kõvasti tööd teinud ja jõudnud siis järeldusele, et põhimõtteliselt saab küll telefonidel hääletada, ehk siis telefoni äpi kaudu, nii et see on turvaline. Mäletame, et see on aasta-paar olnud Eestis küsimuseks, et me nüüd oleme tõestanud, tõesti nagu sa Andres ütlesid, minu meelest juba 15 aastat, et saab küll e-hääletada ja nii, et see on turvaline, aga see mobiilimaailm on olnud natukene tundmatu ja ohtlik ja küsimus oli, et kas üldse saab. Ja nüüd siis see Kybernetica dokument ütleb, et saab küll, kui teatud siis tingimused tuleb täita seal. Kas te olete kumbki teist ka seda Kybernetica dokumenti nagu põhjalikumalt sirvinud, et mis need tingimused on või minu jaoks nagu arusaamatu, et mul tundub, et arvuti on palju haavatavam platvorm kui Windows või MacOS kui mobiilsed operatsioonisüsteemid ja mul tundub, et see peaks olema vastupidi, et mobiili pealt hääletamine peaks olema turvalisem. Peaks olema, ja ma olen täiesti nõus tegelikult, et peaks olema. Seal teatud sellised tingimused on, et esimene kõige suurem, ma arvan, tingimus on see, et peab olema äpp. Et mitte mobiilne veeb, vaid eraldi äpp, mis on siis signeeritud, eks ole, selle tootja poolt, valimiskomisjoni poolt tõenäoliselt, kes neid tavalisi äppe siis signeerib ja see äpp on siis iOS ja Android. Et rohkem platvorme nad pole seal ette näinud ja ega vist rohkem väga ei ole ka. Väga ei ole ka, jah. Ja huvitav sinna klausel on, et turvalisuse tagamise nimel nähakse seda võimalust aga ainult neil seadmetel, mis kasutavad kõige uuemat versiooni nimetatud süsteemidest ja kui iOS-is see ei ole väga suur probleem, et teatud vanemad telefonid enam ei saa uuemat iOS-i, aga paljukest neid ikka on, ma arvan, kasutusel, siis Androidi puhul, kui nad nüüd tõesti mõtlevad, et ainult kõige uuem süsteem, siis sisuliselt peaaegu see tähendab, et ma ei tea, pooled, päris nii ka saa öelda, et Samsung näiteks ja ikkagi
nüüd juba ikkagi vaikselt tootjad annavad välja suhteliselt käbedasti seda uut Androidi. Jaa, aga ma julgen väita peast praegu ja statistika järgi on 2 aastat peale Androidi versiooni väljatulekut 80% vahepeal. Jah, aga see on ülemaailmne statistika, eks ole, mitte Eesti statistika. Aga siin on ka Eesti statistika, mis muide ütleb selle kohta niimoodi, et näiteks iOS-is iPhone'i peal on siis eelviimase versiooni peal 76%, sellepärast et ma saan aru, et see viimane tuli märtsis 2020 analüüsi valmimise ajal välja, aga Androidi puhul on viimase versiooni peal 7%, eelviimase peal 1,5 ja allapoole ainult läheb see number. See on väga fragmenteerunud. No see 1,5 on sellepärast, et see mingi vahepealne on lihtsalt olnud mingis punkt 1, eks ole, mida keegi pole saanud, mindi kohe uuema peale. Aga jah. Sisuliselt see on siis iPhone'i kasutajate ja uute Samsungite, ma ei tea, OnePluside kasutajate lõbu oleks Eestis. Huvitav on veel see, nad tegelikult sisuliselt ka hinnastavad selle projekti ära, et Kybernetica ütleb, et selleks kulub 9000 kuni 11 000 töötundi. Noh, kui me selle tunni hinnaga läbi korrutame, siis me saame umbes 1 000 000 eurot selle projekti hinnaks. Ja muidu nad kaaluvad, natuke vist teisest ooperist, aga et kaalutakse ka või peaks kaaluma, ütleb see raport, ka Smart-ID kasutamise võimaldamist. Ja noh, seal on terve hulk asju veel, mis ei mahu meie saatesse. Ma ei tea, ma viskan kolleegid küsimuse püsti, et kas teadets riik peaks panema 1 000 000 selle alla, et teha telefonide hääletamine võimalikuks? Noh, kui see niimoodi, jah, lihtne öelda, muidugi peaks. Ma kardan, et see ei ole tehniline otsus, et kas me saame endast turvapiirangutest mööda või need täidatud või ei saa, vaid ma kardan, et see pigem muutub poliitiliseks otsuseks ja selle tulemus võib olla palju määramatu. Ja muidugi, sest kuigi ma ei tea, mis asjaoludel ja kas see on mingisugune poliitiline selline spin või see ongi päriselt nii, aga Riigi infosüsteemi amet on ka vahepeal andnud välja oma aastaraamatu ja seal nad tõesti kirjutavad, et loodame, et M-valimiste võimalus lisandub juba 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiseks. See on järgmisel sügisel, ütleme täpselt aasta ja mõned kuud peale. No ma ei tea, see tundub väga käbe liigutamine ja vaadates, mis nagu poliitilisel tasandil toimub, siis saan juba praegu ennustada, et see saab olema üks huvitav protsess. No täpselt, kuna IT-minister on ka muutunud, siis see poliitiline tasand on suure küsimärgi all, aga selleks, et see 1 000 000 projekt ära teha, peaks alustama võimalikult vara, põhimõtteliselt kohe, et jõuaks aega ka testida ja see oleks tõeliselt küps selleks, et reaalsetel valimistel seda kasutada. Nii et... Seal on muidugi omaette huvitav küsimus, et kas see, kui palju see nagu üldse juriidiline küsimus on, et kui palju näiteks valitsus ja Riigikogu sellest üldse sekkuvad, et noh, et kas see on näiteks sama taseme tehniline küsimus, kui et mingi ministeerium otsustab uuendada serveriparki. No, see ei lähe läbi Riigikogu või see ei ole valitsuse ühegi istungi laual üldjuhul. Et võib-olla on puht juriidiliselt võimalik ka see asi niimoodi ära teha, et on ametkondlik otsus lihtsalt. Võtta väga hea küsimus, tõesti, ma jään ka praegu vastuse võlgu, et mis täpselt seaduse sõnastus on. Kindlasti ma usun, et ma ei ole ebapädev, aga ma ei usu, et seal on kirjutatud midagi väga tehniliste platvormide kohta, kus e-hääletamine toimub. Ja vot see on, juriidikasse meie saade ei lasku. Aga kui me peaksime tegema panuseid, siis ma oleks küll erakordselt imestunud, kui järgmise sügise kohalikel valimistel me saaksime mobiiliga hääletada. Ma oleksin rõõmsalt üllatunud, ütleme niimoodi. Natukene võib-olla vara, jah. Kas te ütlesite 1 000 000 eurot? No ma niimoodi korrutasin, 10 000, ütleme keskmiselt 10 000 töötundi korrutasin praegu 100 euroga läbi. Ja ilmselt see on mingi taristut ka tarvis, mis sinna hinna siis ei lähe. No ilmselt jah, ja kuna see on riigi projektist lõpuks see paisub. Minu jaoks küündimatu, aga mulle tundub, et 1 000 000 eurot nagu riigi tasandil on tegelikult üsna väike summa, mida siis arendus alla panna, et see ei tohiks olla nagu ületamatu takistus. Jah, no see põhiline küsimus vaata on, et miks me peaks, aga tegelikult see analüüs ise vastab ka sellele, et inimestel ikkagi need mitte nii-öelda Windowsi ja mitte macOSi seadmed ehk mitte arvutid muutuvad inimeste eludes järjest olulisemaks seadmeks üldse. Siiamaani on palju inimesi, kelle arvutid pole, aga telefon on. No. Ja võttes seda, et kui me vaatame kohalikke valimisi, kus ka mittekodanikud saavad hääletada, siis see on enam-vähem 1 euro hääleõigusliku inimese kohta. Jah, põhimõtteliselt küll. Omaette huvitav küsimus veel, võib-olla jõuame siin kiiresti rääkida enne pausi on see, et kui sa oled Huawei telefoni kasutaja, ükskõik kas vana või uue, et kui sa oled vana, siis sa tõenäoliselt ei ole kõik uuema Androidi peal ja kui sa oled uue kasutaja, siis sul ei ole Androidi poodi. et seal vist ei ole see igal juhul võimalik.
jah, mina ootan siin pikemat aega, et mul on mitte uus ja mitte väga vana Huawei telefon, mille Android 10 beta anti välja oktoobris ja lõppversiooni ma ootan siiamaani, ei paista kuskilt poolt. Seda lubati märtsis, nüüd lubatakse mais, nii et eks näeb. No samas tegelikult ma muidugi ütlen, et kui need analüüsi tegijad jäävad enda juurde, et ainult kõige uuema Androidiga saab, no siis ausalt võiks nagu ikkagi kaaluda, kas selle projektil on üldse mõtet, et iPhone'i kasutaja... Sellega ma olen nõus, sest Eestis ikkagi enamus inimesi kasutab Androidi, eriti need, kel arvutit ei ole, ehk kes võiksid olla sellised potentsiaalsed kasutajad ja teiseks on see, et teatavasti Google, need asjad peaksid olema kuidagi niimoodi, nad kasutavad Google appisid, mida uuendatakse Play Service'i kaudu, mis ei peaks tingimata olema sõltuvad operatsioonisüsteemi enda vanusest. Jah, kuigi mingisugused jäledad turvaaugud on ju võivad jäledad turvaaugud lastakse üle turvapatchiga, et see peaks olulisem olema, et mis aegne turvapatch peale, mitte see, kui uus operatsioonisüsteem tingimata. Ma ei tea muide peast. Ütleme nii, et mingi 3 aastat või 5 aastat vana versiooniga ei ole tõesti mõtet. Ma ei tea muide peast, kui suur on iPhone'i turuosa Eestis, aga ma ütleks kõhutunde järgi 10, 15, 20%, mitte rohkem. No üle 20 praeguseks kindlasti. Arvad või? Usun küll. Okay. No ühesõnaga, aga ta ei ole, eks ole, 50-50 või rääkimata sellest, et oleks iPhone'i kasuks, et ta on ikkagi selgelt vähemus, on ju. Ja SE tõstab nüüd kindlasti seda kõvasti. Jah, aga mitte ka nii kõvasti, et me ei ole ikkagi... 10%. Me ei ole järgmiseks sügiseks olukorras, eks ole, kus enamik eestlasi, isegi kui see tehniliselt oleks võimalik, saaksid üldse hääletada. Või ei, kaugel sellest, kui me vaatame ikkagi tegelikult praegu, mis on ka tegelikult probleemiks, on see, et kui me vaatame operaatorite kõige müüdumate telefonide toppi, siis seal on ju ikkagi eesotsas on 100-eurosed telefonid. Ja ütleme, et see Androidi versioon, mis, et isegi kui me lõpuks jõuame nagu selleni, et me uuendame ennast nii-öelda täna kõige uuemale Androidi versioonile, siis ärme unusta, et circa, mis me ütleme, 2 kuu pärast või? Näidatakse meile järgmist. Just. Ja siis on see kõige uuem. Nii et see on selline pidevalt eest ära lendav lind, mida me siis üritaks püüda. Aga vast leitakse sellele mingi lahendus. Ma arvan vist saatejuht Lõugas, me peaksime tegema pausi, eks ole? Lähme pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame veel, mis on viimasel nädalal olulist ja uut ja mõni aeg tagasi juba tegelikult tuli välja uue põlvkonna siis Apple'i MacBook Air sülearvuti. Apple'i kõige soodsam ja enim müüdvim arvuti kindlasti kõikides kategooriates üleüldse, nii laua kui sülearvutite seas MacBook Air on populaarne ja Henrik, ma saan aru, et sina oled seda populaarset arvutit nüüd saanud oma näppudega töö tegemiseks proovida. Ma olen umbes nädala jagu kasutanud ja iga kord, kui ma selle kätte võtan, siis ma tunnen, kuidas mu hing rebeneb 2 seda kasutades. Ta on ühest küljest ta nii hea, ta on nii mõistlik ja kõik on nii õige. Ja teisest küljest on ükskõik, mida Apple üritab väita, siis nad on seal ikkagi riistvaraliselt, ütleme temperatuuri kuumuse osas ikkagi maalinud ennast nii nurka kui nurka, et see on põhimõtteliselt täiesti geniaalne, ideaalne, superhea sülearvuti, millel on üks suur probleem. Ja iga kord, kui sa arvuti kätte võtad, siis varem või hiljem sa selle suure probleemini jõuad. Ma natuke lähemalt räägin, siis arvuti on, sinul on Air, eks ole, Hans? Sul on see eelmise põlvkonna Air. Mul on ühe põlvkonna varasem Air ja soojaks läheb ta ka, aga mitte nagu nii, et kuumaks lausa. Ja selle uues on sellised 2 põhilist muutust. Üks on see, et on uus klaviatuur sinu sellise ebatöökindla madala käiguga klaviatuuri asemel. Kas sa tegid korda selle muide või sul on ikka mõned tähed ei tööta? Mul üks puru läks jälle tühiku klahvi alla vist midagi, see jälle teeb siin omaette tühikuid. Et sellel uuel Airil on uus klaviatuur, mis on absoluutselt geniaalne. Ma ei ole vist elus nii head sülearvuti klaviatuuri kasutanud kui see. See on tõesti nagu super hea, vaikne, väga hea käiguga, väga head nupud, lausa rõõm. Ja teine asi, mis siis ära parandati, on see, et sinu Airi protsessor on natuke siuke, võiks olla natukene väledam, sest sellel põlvkonnal väga kiired ei pandud. Nüüd on siis võimalik uude Airi saada Inteli 2-tuumaline i3, mis on kõige odavamas, mis on sisuliselt siis samalaadne, mis sul on, ja i5 4-tuumaline ja i7. Ja võt seal on see probleem, et need uued protsessorid on, see 4-tuumaline i5 näiteks, mis minu arvutis on juppmaad kiirem, arvuti
kiirusele mul ei ole mitte ühtegi etteheidet, no kõik käib nii nagu peab, mitte ühtegi seisakut, mingit probleemi ei ole. Aga selle arvuti jahutuslahendus on mõeldud aeglasemate protsessorite jaoks, mis tekitavad vähem kuumust. Ja piltlikult öeldes on väga pisikesse autosse pandud väga suur mootor, mida see auto lihtsalt teatud hetkedel ei ole suuteline enam ära tarbima. Ja see protsessor tekitab liiga palju kuumust ja Apple on teinud sinna otsuse, et sülearvutites, üldse arvutites on eriti sülearvutites üks selline jublakas nagu heat pipe on see inglise keeles, ma ei tea eesti keeles mis kuuma sild äkki või. Ehk et sealt protsessor, kui on arvutis, tema peal on radiaator ja tavaliselt see radiaator on ühendatud vask sellise metallist, kas toruga või metalli jublakaga ventilaatori külge. Ehk et see kuumus liigub mööda seda vasktoru ja liigub ventilaatorisse ja puhutakse arvutist välja. Ja Apple on otsustanud, et nemad seda toru sinna ei pane. Ehk sisuliselt toimib jahutina selle arvuti korpus ise, mis on küll metallist. Ja seal sees on ka korpuses üks ventilaator, mis lihtsalt proovib tekitada siis õhu liikumist läbi selle korpuse. Ja kuna nad nüüd panid sinna need kiiremad protsessorid, mis tekitavad oluliselt rohkem kuumust, siis sellest ei piisa. Ja sellele on 2 tulemust. Üks on see, et kui see arvuti on mingisugusegi nagu pidevama koormuse all, milleks ta ei ole mõeldud, ma tunnistan, aga ütleme mingi suurem, ma ei tea, fototöötlus või mingite videofailide eksport, siis ta hakkab oma protsessori kiirust väga kiiresti piirama, väga agressiivselt. Et see arvuti jääb suhteliselt aeglaseks, et mitte toota seda kuumust. Ja selle kohta on võimalik öelda, nii nagu öeldakse, et aga see arvuti ei ole selleks mõeldud, ära muretse. Sa teedki sellega valet asja, et see on veebibrausimise arvuti. Siis isegi normaaloludes, kui sul on, ütleme, seal rohkem kui 4 tääbi lahti brauseris, ja eriti kui see brauser on Chrome ja mitte Safari, aga ka Safaris, see ventilaator hakkab ikkagi mingil hetkel tööle, ta hakkab kohe täitsa korralikult tööle ja see arvuti korpus läheb kuumaks, nii et kui sa hoiad seda oma süles, mitte laua peal, siis sa mingist hetkest lihtsalt tunned oma reitega seda, et seal on liiga kuum protsessor, liiga kehva jahutuslahendusega. Ja võt siin ma olen nädal aega seda kasutanud ja kogu aeg mõelnud, et see on ideaalne sülearvuti, kas ma saan ära unustada selle, et mu jalgadel on palav. Ja aegalt saan ja aegalt ei saa. Ja võt suvi tuleb ka, et enam ei saa õhku jautida. Aga mu küsimus on ikkagi see, et mis olukordades see läheb üle selle kriitilise piiri, mis on subjektiivne, eks, aga kas see on selline, tõesti, surfad internetis ja tääbe on lahti palju või sa paned protsessorit võib-olla isegi, ma ei tea, kõrgemas resolutsioonis mingit videot striimima, see mõnikord ka mõjub või... kõik asjad mõjuvad, selles mõttes, et kui ikkagi päris sellised protsessori intensiivsed asjad on tõesti nagu mingi fototöötlus või mingid asjad, kus protsessor muudkui arvutab, ma ei tea, mängimine, siis on protsessori temperatuur kohe 100 kraadi, sealt üle ta ei lähe, et hakkab oma kiirust piirama ja arvuti jääb aeglasemaks, aga sinna 100-ni jõuab see protsessor väga lihtsalt. Ja siis on palav. Ei ole ju midagi, mis võtaks ära kuumust. Jah, mis kuumust korpusest välja viiks. Ma ei ole küll seda uut ERi kasutanud, aga minu kogemus teiste masinate näitab seda, et sul ei ole palju vaja selleks, et protsessor tahaks tuuri üles tõmmata, võtta lahti Delfi esileht, kus on 1 miljon reklaami graafiliste elementidega, sellest piisab. Jah, eks ta umbes niimoodi ongi. Ütleme, normaal surfamise juures see protsess või see jahuti käib seal kuskil 2700-2800 pöörat minutis. Seda ei ole eriti kuulda, välja arvatud täiesti vaikses toas. See ei häiri, aga võt süles hoides, ta lihtsalt läheb soojaks. Ja i3 protsessoriga pidi muide parem olema natukene, aga see on jälle aeglasem, nii et ta on selline, ta ongi väga, väga kahetisi tundeid tekitav masin. Ja muud ei ole ka nagu osta praegu, kui sa ei taha just 16-tollist Prod. Minul on nagu 2 küsimust uue ERi kohta, et üks on see, nagu Apple asjade puhul ikka, et kas ta ei ole mitte natuke liiga kallis selle eest, mis ta on. Ta võiks olla 3-kohaline number, see oleks nagu hea. Ja teine on see, et kas ta ei ole oma hinnalt mitte liiga lähedal 13-tollisele Prole. Üldiselt on jah, aga kui sa Windowsi maailmas vaatad nagu sama häid, ütleme sama klassi konkurente seal Dell XPS 13 ja mingid sellised tõsiselt head. Maksavad sama palju, on ju, või rohkem. Ja seda Pro hinda me ju ei tea, et see on ikkagi reipalt seal 1500 peale minu meelest. 13-tolline Pro. Aga mulle tundub, et see tegelikult see hinnakujundus. 1500 ja see ER on 1200, 1300, siis see hinnavahe minu arust. Tegelikult i5-ga ER on 1500, nii et ma ennustan, et uus Pro tuleb 1900 rohkem.
Ma tahtsin küll, et see hinnakujundus lahendab selle probleemi, et tegelikult vaielge mulle vastu, kui te ei usu mind, aga ma arvan, enamus inimesi ostaks selle i3-ga selle versiooni, mis on nõrgema jõudlusega, ei lähe ka nii kuumaks ja on taskukohasem ja nii, et see on minu arust see i5 ja i7 mure on selline, et et ma ei tea tegelikult, miks ma tahan osta endale mitte ainult võimsama protsessoriga, vaid ka oluliselt kallimat Airi, kui ma võiks parem mõelda, et äkki ma ostan selle Pro. Kas sul on i3, Hans, või? Mul on i5. No võt. Olgu, aga meie muide selle lõigu aeg on läbi, ma kirjutan sellest pikema arvustuse ja siis jõuan mingile järeldusele, aga teeme pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime veel viimased uudised. Pöörame korraks pilgu tulevikku. Tulevikus on alati toredad asjad, meeldivad asjad lähevad võimsamaks, kiiremaks, ägedamaks ja üks asi, mis selliseks läheb, on Wi-Fi. Ehk siis ameeriklased näitavad praegu eurooplastele nii-öelda teed, kuhu minna, sest Ameerika sidekomisjon on kohe avamas uut sagedust, mis on 6 gigahertsi sagedus, 6000 megahertsi siis selleks, et sellel vabal sageduseks saaks hakata kasutama erinevaid elektroonikaseadmeid, millel on siis uue standardi Wi-Fi. Mida see tavalise inimesele tähendab? See tähendab seda, et meie igapäevastes arvutites ja telefonides ja kõiksugu nutikates koduseadmetes olev Wi-Fi võib muutuda nüüd väga-väga palju kiiremaks. See 6 gigahertsi Wi-Fi, mis peaks siis ühilduma uue Wi-Fi 6 standardiga, lubab siis iga üksiku seadmeni tuua selliseid kiiruseid, mille standardi järgi peaks see kiirus ulatuma peaaegu 10 gigabitini sekundis, aga realistlik võiks olla ka, et paar gigabitti sekundis ühe seadme puhul, mis on selline, mida me praegu vist kaabligagi väga tihti ei näe. Aga Euroopas, nagu ma ütlesin, eurooplased käivad siin järel natukene, kuna Euroopas 6 gigahertsi veel ei ole avatud sagedus. Meelis, mis sa arvad, kas see 6 gigahertsi saab selline ülemaailmne vaba sagedus olema, nagu praegu on Wi-Fi jaoks 2,4 ja 5? No seni on see nii läinud, et kui keegi suur selle otsa lahti teeb, siis see ka üldiselt standardiks muutub ja ma usun, et kui FCC selle otsuse tegi ja väidetavalt ka Euroopa Komisjon seda arutab, siis tõenäoliselt see nii läheb. Aasias ei ole kaabel, nii et ilmselt ka seal tuleb mingid otsused teha. Aga üldiselt ma näen küll, et siin teist viisi ei ole, kuna ka Euroopas on see ikkagi suureks probleemiks. Meil on palju suuri korterimaju üle terve Euroopa, eks ole, ja järjest rohkem tuleb koduseid nutilahendusi, mis vajavad väga palju ribalaiust või siis ruumi. Ehk siis ei ole teist teed selle ja ei ole ka reaalne see, et Euroopa Komisjon otsustab mingi teise sageduse kasuks, mida ilmselt ei ole niisama lihtsalt võtta, kuna kõik on mingi muu asjal kinni. Nii et tõenäoliselt see juhtub, kui ruttus juhtub, kuidas see bürokraatiast läbi saab, see on hoopis teine küsimus. Aga erinevalt 5 gigahertsi sagedus avati 30 aastat tagasi, nii et tegelikult sellest on väga palju aega möödas ja see on 30 aasta jooksul suurim sündmus, mis toimunud on ja erinevalt tollest ajast on siis praegu nii, et tootjad on tegelikult valmis, et suuremad kiibitootjad, Broadcom, Qualcomm ja ilmselt ka Apple on öelnud, et või Apple, me ei ütle midagi, aga nad on vihjanud, et nad on enam-vähem valmis. Broadcomil, Qualcommil on kivid olemas ja Intel lubab jaanuariks, nii et ilmselt esimesed ruuterid tulevad juba sel aastal, mis USAs töötavad selle sageduse peal ja siis tõenäoliselt telefonid järgmise aasta omadel kõigil on see sees. Ja Suurbritannias on ka nende sideamet on juba käesoleva aasta alguses tegi ettepaneku seda 6 gigahertsi ja Wi-Fi jaoks avada. Et mulle tundub, meil läheb seda vaja. Midagi ei ole teha, on ju. Ja täna veel 5 gigahertsi alas väga hullu midagi ei ole vist, isegi kortermajandus on okei. Õnneks on see, et 5 gigahertsi ja nüüd ka see 6 on ju, nad levivad üsnagi vähe, mis on väga hea pluss, sest ma saad oma kodus teha kiire võrgu ja naaber ei sega. Ja et tegelikult, mis on suurem probleem, mis ma saan aru, et uuemate Wi-Fi standarditega paremini lahendatakse, on see, et ruuterid ei oska ise nutikad kanalit valida, et praegu on see, kui sa saad Teliast või Elisat kuskilt ruuter, siis kõik need ruuterid kisavad sama kanali peal ja kui sul on 3 või 5 naabril on sama asi, siis nad kisavad ühe koha peal ja segavad üksteist. Ma ütleks, et Eesti e-riigi suurim probleem on see samal kanalil olevad Wi-Fi võrgud tegelikult. Asi, millest keegi ei räägi. Mina hiljuti kodus ema juures olin sellega hädas, et mu Telia ruuter ei edasta mulle korralikult
tegelikult kvaliteetset Wi-Fit ja siis esimese asjana vahetasin kanali ära ja polnud kasu ja siis nii kui ma Telia klienditeenindusse helistasin, siis mul küsiti ka kohe, et kas sa kanali vahetasid ära. Väga õige. Tehke kõik nii, nagu Meelis tegi ema juures, ka oma emade juures. See on tegelikult lahendus. Emadepäev, mis tuleb. Minu jaoks ei olnud, aga see tihti on. Räägime korra mobiilset internetist hoopis ka. Henrik, sul olid arvutused tehtud. Ei, ma panin lihtsalt siia meie saate faili küsimused, et ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina seoses sellega, et kontoris ei käida ja seoses sellega, et linnas läheb mingi hetk ikkagi tüütuks. Me oleme käinud maal ja kui seal mõni päev istuda, minu Huawei taskuruuter hakkas täiesti uskumatuid numbreid, sest inimestel on ka pikad praegu videokoosolekud. Ja kui ma ikkagi nägin, et meil kulub seal 2 inimese peale, ütleme 2,5, sest lapsed vahepeal vaatasid iPadist YouTube'i ja mingeid asju, kuskil 15 gigabaiti päevas, siis ma hakkasin mõtlema, et see on ikka väga kosmiline number. Minul on teile pakkuda vastupidi. Üks väga kosmiline number. Arvake, kui palju minul on läinud viimase kuu jooksul, kui mobiilset andmesidet. Aga sa oled kogu aeg kodus istunud. Vaatasin just 300 megabaiti. Mul on kodus 500 helisühendus ja ma olen sellega väga rahul ja ma ei liigu. Mul ei ole autot ja sellepärast kui ma käin vähe käin väljas, käin jala, eks nii. Mul on sarnane kasutus Meelisega, aga mul on teile 3. kosmiline number. Minu mobiilioperaator, ma ei pea tal reklaami tegema, aga isiklik operaator. Sul on oma isiklik? No, mu isiklikus telefonis koroonaviiruse tulles ütles, et me võtame need limiidid ära ja mul on äpp, mis näitab, et minu alles olev andmemaht selleks kuuks on kui palju. Pakku üks number. Piiramatu. Ei ole, see on number. 1,4 terabaiti andmeid on võimalik liigutada veel kuu lõpuni. See ei ole üldse võimatu. Seda, et sul 2 terabaiti oli piir ja sa oled 600 giga ära kasutanud. Jah, mina olen, ma just vaatasin oma seda, mul on üks 50 gigane pakett seal ruuteris ja me oleme olnud vist 2 satsi maal niimoodi, et kuskil 2-3 päeva järjest aprillis. Ja ligi 40 gigabaiti on sealt kulunud. Et ma ei tea, kui nii edasi läheb, siis mulle tundub, et operaatorid on sunnitud oma paketid nagu väga kiiresti ümber tegema või kui nende võrgud ja mahud võimaldavad üldse. No siin ongi probleem selles, et võrgud ja mahud ei pruugi võimaldada, aga ma olen Erikuga selle koha pealt nõus, et kui mina peaks praegu oma tööd tegema kuskilt mobiilse interneti otsast, siis see oleks ilmselgelt võimatu, kuna ma liigutan vahest mitu korda päevast 700 gigasid faile, nii et kas ma võin küsida ühe suure probleemi, kui sa oled mobiilse interneti otsas ja tahad pidada siis üle andmeside näiteks arvutis, telefonikonverents, videokonverents või midagi, siis ülisuur probleem on see, et telefoni ei saa panna lennurežiimile, et ei tuleks sisse need 3G vastikud kõned. Oota, kui sa teed telefoniga hotspoti? Täpselt, jah, see on just telefoni hotspoti küsimus, et mul ei ole eraldi mingit taskuruuterit. Siis kui ma panen lennurežiimile, siis kaob ka ära ka 4G ja kui ma hoian teda sees, siis tulevad vastikud 3G kõned sisse, mis tõmbavad mu arvutis siis internetikiiruse peaaegu 0. Väga tõsine pudelikael. Minul on selle jaoks lahendus workaround tegelikult veits. Teine number, mul on dual SIM-iga telefon, kus on auto switch, nii kui ühest tuleb kõne, siis läheb andmeside teise SIM-i peale üle. Okei, väga hea. Esimene lahendus. Aga see on probleem, et airplane mode for 3G calls ehk siis 3G kõnede piiramine, see on see asi, mida hädasti vaja praeguses olukorras. Teha näiteks metsa all väike endale metsakontor. No me ei vaata, palju see Huawei taskuruuter maksab, aga minu meelest ta ei maksa nüüd ka nii palju. 50-100 sõltub mudelist. Jah, kuskil just täpselt seal vahel, et kui seda on ikkagi järjest vaja, ütleme tihedasti vaja, hotspot on ikkagi selline avariilahendus on, et oi, mingi jama oli on, nüüd mul on korra vaja, aga kui seda on ikkagi rohkem vaja, siis ma küll soovitan osta juba sellel põhjusel, et tõesti, et kui mitu inimest korraga kasutavad, on ju, pere, siis ma ei tea, telefonid saavad tühjaks või on vaja teise tuppa rääkima minna või teise hoovi otsa või mis iganes, et tõsi. See kindlasti tasub ennast ära. Plus tal on ju aku. Ja praegu on ju nii Telial kui Elisal Tele2 minutid ei ole, on olemas ka voice over wifi, mis ei kasuta andmesidet või kasutab wifi-t, eks kuidas olemas on. Aga iseenesest Huawei ruuteriga on see, või üldse sellist taskuruuteritega on see värk, et mina kasutasin sellist asja edukalt välismaal reisides, mis nüüd tänapäeval küll on võimatu, aga samamoodi, kui sa lähed perekonna või seltskonnaga reisile, ostad ühe SIM-kaardi, paned ruuterisse, kõigil on mingi net olemas kohalik.
nii, selline siis soovitus, aga ühesõnaga jah, et jälgige oma seda andmemahu kasutust ja ütlesid, on uuesti aeg käes vaadata operaatorite pakettidele selle pilguga otsa, et kui palju mulle piiramatu pakett maksaks ja kas selle nii-öelda kvaliteet ja levi on minu jaoks piisav, sest et isegi 50 giga, mille ma võtsin aprilli alguses lootuses, sellest ju ikka jätkub, hakkab vaikselt otsa saama. Ja meil on plaan uuesti üks maasuts teha. Aga me teeme vist siia pausi ja siis oleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame veel korra mõnele uudisele peale, mis on eelmisest nädalast huvitav ja oluline. Ja mulle tundub, et üks väga oluline sündmus juhtus, eriti need, kes vaatasid videokonverentsi tarkvara Zoom aktsiat, siis see aktsia tegi suure kukkumise järsku ühel päeval. See oli see päev, kui Facebook tõi välja uue toote Facebook Messenger Rooms. Ja see on Zuckerbergi sõnul siis uus Facebooki selline toode, mis on justkui videokonverentsid, aga see on, et sa teed videokonverentsiks ühe kanali või siis toa, nagu ta ütleb, mis jääb igaveseks ja alatiseks lahti, sa võid ise sealt ära minna ja su sõbrad saavad seal käia jutustamas ja sa näed, kes seal toas parasjagu on, kes ei ole ja see uus toode peaks siis tulema ja tegema tuule alla Zoomile ja Skype'ile ja kõikidele muudele asjadele, et kes vähegi usub sellesse, et Zuckerberg suudab panna suurel skaalal üle maakera teenuseid tööle, millel on suur kasutatavus, siis tundub, et Messenger Rooms võib olla üks siuke. Jah, seal on huvitav, üks number on huvitav, mis on, et korraga võib seal siis selles toas olla kuni 50 inimest. Zoomis on see 100, muide. Ja tegelikult sa saad seda veel isegi suurendada. Ja isegi suurem. Ma olen olnud vist Zoomis, kus 112. Ma ei tea isegi palju Microsoftil Teamsis on, aga iseenesest ma ei näe, et see oleks väga suur Zoomi või Teamsi või selliste asjade konkurents. Teamsil on 250. Okay. Kuna ta on ikkagi selles mõttes esiteks on Facebooki toode ja väga paljud firmad ei taha Facebooki tooteid kasutada äritegevuseks, eks. Teiseks, kui sa tahad oma sõprade sukulastega rääkida, siis miks mitte? Kuni 50 korraga. Isikliku suhtluse jaoks, jah. Aga ma pean ütlema, olles nendes suurtes grupi kõnedes olnud, siis minu jaoks see efekt kaob ära, et sa ikka üks inimene korraga räägib, on ju, 49 peavad kuulama. Et kui sul on 50 inimest päriselt ühes toas, siis saad nagu väiksed kolded tekkida, inimesed räägivad juttu, aga sa ei saa seda üle kanda virtuaalsesse videokõnesse, nii et see on... No tegelikult sa ei saa pidada ka 50 kõnega osalejaga koosolekut tegelikult efektiivselt ka füüsilises maailmas. See on liiga suur grupp. See on loeng pigem, see on loeng. Just, see on loeng. Ja kui serveerid seda kohtumisena, et sõpradega 50-kesi lähme hängime minu videokõnes, siis see ei tööta. Raskel ajal ajab ka häda kaevu, aga praegu sellest ei saa asendus päris asjadele. Jaa, huvitav, et sama soojaga tõstsid nad siis WhatsAppi videokõnede limiiti 4 inimeselt kuni 8 korraga. Aga ma WhatsAppi ei tea, ma ei ole väga suur WhatsAppi kasutaja, aga see Messenger Rooms ei ole ju tegelikult kuhugi veel jõudnud, või nad alles toovad seda välja ja mitte üle maailma korraga, vaid alguses võid teatud mõnes riigis, et jumal teab, kunas see siia üldse jõuab, võib-olla selleks ajaks me jälle kohtume kõik rõõmsalt koosolekuruumides. Arvata on, et tegelikult nad panevad sinna väga palju hagu alla, et see kiiresti välja tuua, kui see vähegi töötab. Praegu on nõudlust. Ja need Messenger Roomsi kõned ei ole krüpteeritud, aga see on väga armsalt on öeldud, Facebook says it does not view or listen to calls, et nad lubavad, et nad ei jälgi meie suguvõsa kokkutulekut seal. Ja me teame, kuidas Facebook on need lubadusi pidanud. Nad lubavad, Hans, nad lubavad. Selles mõttes, et kui pärast Mark jälle vabandab. Jah. Kas ta on ka lubanud juba praegu, et ta vabandab hilja? Vabandab nagu nii, ta vabandab sama palju, kui nagu Jüri Ratas, nii et ega seal nagu. Aga me lubasime natukene veel saate lõpuni 2-3 minutit aega. Fortnite on lõpuks Androidi poes. See on üks teema, mis on siit meil saatest korduvalt läbi käinud. Me olime väga nördinud, kui Fortnite'i tegija ei pannud seda Google'i Androidi poodi, vaid käskis seda inimestelt laadida oma kodulehelt alla ja siis sinna telefoni kuidagi nagu kõrvalt laadida, see on tohutu turvaauk ja õudselt halb. Ja nüüd keeruline ka ja turvaauk tõesti. Jah,
ja nüüd nad on siis pannud selle ka Androidi poodi, aga see on edasi ka nende endokodukal. Et nüüd on ta ka Androidi poes lisa. Ja Epic Games, kes on siis selle mängu tegija, andis välja ka väga kibedalt sõnastatud pressiteate, kus süüdistas Google'it, et Google on väga halvasti käitub nende äppidega, mis ei ole äpi poes. Google tuletab pidevalt kasutajatele meelde, et on ebaturvaline ja näitavad hirmu tekitavaid kastikesi seal, kus hakkad seda laadima ja nii edasi. Ja Epic Games siis lõpetab oma teate lausega, et nad loodavad, et Google vaatab oma selle praeguse praktika siiski ümber. Ja kuulge, halloo, kui maailma... tahaks loota, et nad ei tee seda. Esiteks ma tahaks loota ja teiseks, kui maailma populaarseim videomäng lõpuks ometi on sunnitud ammasti kriginal sinna Google'i poodi tulema, siis see on Google'i võit. Ja seal lõpus loota, et Google vaatab oma võidu ajaks ümber. Esiteks on see, et ma tahaks öelda, et Tim Sweeney'l tuli lõpuks mõistus pähe ja teiseks on see, et ilmselt see trigger oli seal tegelikult see, et hästi palju on igasuguseid nagu seeni peale vihmu tekkivaid Play Store'ist, ma ei tahaks öelda kloone, aga siis Fortnite'i nime ära kasutavaid rämpsvara, just. Nii et ilmselt kui inimesed sinna otsima lähevad esimese asjana, siis neil ei jäänud midagi muud üle, kui pakkuda seda õiget asja seal. Täpselt nii on, aga ma arvan, et selle krigina taga, miks ta nii vihased on see, et seal on ikkagi miljonid dollarid saamata jäänud tulu. 30% jah, iga tehingu pealt, eks enam. Kuigi Apple võtab rohkem, siis minu teada Google ei võta mingite, mis on nüüd in-app purchase'ite või siis äpi sees olevate ostude pealt nii palju või kus üldse mitte midagi, nii et Apple võtab sealt ikka rohkem. Aga igal juhul kulu on see suur. Olgu, meil on veel 40 sekundit, Hans, kas meil koroonaäppide maailmas on midagi uudist või? Ma lugesin, et järgmine nädal on veel rohkem uudist. Et Apple ja Google on ikkagi sakslaste ja prantslaste arvates väga pahad ja see käib ikka tõsine käteväänamine nüüd juba, sest Apple ei ole absoluutselt liikunud oma sellest nii-öelda turvapraktikast eemale. Tahaks öelda, et lõpus ja kiirelt, et ma näen, et siin on küpsemas mingisugune riigi tasandil mingisugused seadused või nõuded, mida nad vähematakse Apple'it ja Google'it täitma. Mina arvan ka seda, et see võib tulla mingil hetkel. Ja siis Apple peab otsustama, et kas Euroopa Liidu turg või oma nii-öelda need turvapraktikad. Just. Nii on, aga ma usun, et tegelikult see väärib pikemat analüüsi mõni järgmine saade. Aga loeme siis tänase saate lõppenuks. Aitäh kõigile kuulajatele ja aitäh kõigile osalejatele. Oleme eetris järgmisel nädalal järgmises saates. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.